Kui olete esiilisestanud masinad ning operatsioonid, siis oleks vaja ka panna sisse need, kes neid tegevusi tegema hakkavad. Selle jaoks on töötajad, tootmine, seadistused ja töötajad. Siin on siis nimekiri töötajatest, kes sisse on pandud. Nüüd ei tasuks segamini ajada kontoritöötajaid ja neid töötajaid, kes siin on. Siia tuleb siis panna ainult need isikud, kes teil reaalselt tootmises tööd teevad, kes raporteerivad. Muidugi juhul, kui teil kontoritöötaja samuti käib vahepeal tootmise abiks, aitab pakkida või midagi, siis tuleks ka nemad siia listi lisada. Võtame ühe konkreetse töötaja lahti, klikime siin Mihkli peal ning avaneb töötajakaart. Üleskood, antud juhul pandud eesnimi, järgmine nimi pikalt välja, alates mis kuupäevast tööl. Kui läheb töölt minema, saate siia panna lõpukuupäeva ning samamoodi, kui tegelikult töötaja tuleb tagasi, siis saate jälle sama kaardi avada ning ta saab selle sama informatsiooniga saab edasi tööd teha. Saate ära määrata, kas tegu on töötaja või töötaja grupiga, samamoodi nagu masinatel, jagada nad gruppidesse siis. Ära tuleb määrata osakond, kus ta töötab ning siin üleval on kasutaja. Kasutaja on siis see, et mis kasutaja alt sisse logides antud töötajal on võimalik operatsioone raporteerida. Ehk siis saaks jagada mitmeks näiteks ettevalmistuses, kes saavad raporteerida ning keevituses, kui on see näiteks teie teine raporteerimispunkt. Siis on niimoodi, et antud töötaja saab ainult ühes konkreetses raporteerimispunktis esiilile ligi justkui. Samuti, kui kasutate kiipe, tuleks siia panna kiibi ID ning saate üles laadida avatari. Lisaks veel tuleks siis antud töötajale panna külge, mis masinatega tööd teha saab. Kui ta saab ühega teha, siis pange ainult üks masin. Kui saab mitmega teha, saate mitu tükki panna nagu siin, painutamine, gaasilõikus, aga tavaliselt ta töötab alati painutamise peal. Ehk siis, kui ta läheb operatsiooni raporteerimisse, siis kõigepealt vaikimisi tuleb talle peale antud konkreetne masin ning ise ta siis hiljem saab valida, et tegelikult nüüd ma lähen teise masinaga tööd tegema.